sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaja vaatajad! Uus aasta on uue hoo saanud ja ka meie saade alustab. On juba traditsiooniks saanud, et aasta alguse saadetes toome teieni hooaja lemmikuid. Nii ka täna. Need on saatelõigud, mis on millegi erilisega südamesse jäänud nii meie toimetusele kui ka televaatajatele. Oleme oma vaatajaid ikka kursis hoidnud ilumaailma uudistega ja seda suuresti tänu Magda Beautyle, kellel on kusjuures jaanuaris sünnipäev, nii et palju õnne neile. Nüüd vaatame veel kord ühte saatelõiku, kus tutvustatakse ühe väga toreda brändi tooteid. Magda Beauty tootevalikusse on jõudnud uus kvaliteetne bränd, mille peamised märksõnad on elegantsus, lummavad lõhnad ja looduslikud koostisosad. Hanna-Maria, mis bränd see selline on? Sisters Aroma on siis nišiparfüümide bränd, mis on loodud neile, kes hindavad unikaalsust, kvaliteeti ja luksuslikke lõhnakompositsioone. Iga parfüüm on justkui eraldi kunstiteos, mille eesmärk on siis väljendada iga naise isikupära, äratada ellu tema sensuaalsus ja naiselikkus. Parfüümide valikust võib leida nii julgeid ja intensiivseid noote, näiteks suitsune tubakas ja erinevad vürtsid, mis on siis tänapäeval väga populaarsed, kui ka õrnemaid noote, tsitruseviljasid ja lillelisi lõhnasid. Sisters Aroma valikust leiab nii 50 milliliitriseid lõhnasid kui ka 10 milliliitriseid, mida on siis näiteks väga hea kaasa võtta reisile või lihtsalt pista käekotti. Kas Sisters Aroma piirdub ainult nišiparfüümidega või on tootevalik laiem? Tegelikult Sisters Aroma tootevalikusse kuuluvad ka väga eksklusiivsed kodulõhnastajad ja ka teised aroomiterapilised tooted. Kodulõhnastajate valikust leiab siis selliseid rahustavaid lavendlilõhnasid ja vaniljalõhnasid, kui ka näiteks eksootilist merevaiku ja seedripuud. Siis on veel valikus kätekreemid. Kätekreemid on rikastatud erinevate toitvate komponentidega nagu sheavõi, avokaadoõli ja mandliõli, mis on siis kõik sügavalt niisutava toimega ja taastavad ka kõige kuivema naha. Dušikeelid on siis õrna koostisega, loodud nahka puhastama ja hooldama. Sisaldavad näiteks aloe veerat ja glütseriini, mis on ka nahka rahustava ja niisutava toimega. Sisters Aroma tootevalikust leiab veel tegelikult ka väga luksuslikud kehakreemid. Kehakreemide põhikoostisosadeks on siis sheavõi, kookosõli, jojobaõli, mis on siis kõik teada-tuntud nahka taastava toimega ja nad muudavad ka kõige kuivema ja karedama naha tegelikult mõnusalt pehmeks ja siidiseks ja niisutatuks. Ja nii nagu on ka Sisters Aroma dušikeelidega, on ka tegelikult kehakreemide lõhnad siis inspireeritud nende oma parfüümidest, jättes siis nahale mõnusa pikaajalise lõhna. Sisters Aroma tooted muudavad igapäevase keha ja nahahoolduse luksuslikuks kogemuseks, kus igal lõhnal ja koostisosal on oma eesmärk sinu heaolu jaoks. Hooaja vaatajatele on meil ka sooduskood hooaeg, mis annab siis Sisters Aroma brändile 20% soodustust. Sooduskood kehtib kuni 14. veebruarini meie e-poes ja meie Magda Beauty kauplustes kohapeal Rocca al Mares, Kristiines, Kadakal, Rotermannis ja ka Lõunakeskuses. Koduteemad on vaatajate jaoks olnud alati huvipakkuvad ja mis seal salata, naiste üks lemmikpaik on vannituba. Järgnevalt vaatame, kuidas oma vannituba lihtsate, kuid efektsete sisustuselementidega uuendada. Trendikas sisustus ja iludetailid loovad tõeliselt elegantse vannitoa ja spa sanitaartehnikas on tooteid igale maitsele. Nii on, spa sanitaartehnika on oma klientidele vannitoa sisustamisel abiks olnud juba rohkem kui 20 aastat. Me oleme piinliku täpsusega valinud oma partnerid kõik, et oleks pakkuda hea kvaliteedi, hinna ja disaini suhtega tooteid. Ja et seda oleks ehituslikest detailidest põrand alla, seina taha kuni viimistlusdetailini. Millist rolli mängivad aksessuaarid ja vannitoa tekstiilid? Uue koduostjal on väga palju võimalik oma kodu muuta funktsionaalsemaks, mugavamaks, omanäolisemaks, lihtsate
vidinatega, detailidega, aksessuaarid, rätikud, vaibad. Siin saame ka meie abiks olla. Me oleme kõige viimasena nüüd oma paariaastase töö tulemusena toonud oma salongi väga suure valiku just nimelt sellest valdkonnast tooteid. Ja kõige viimane tulija on siis meie tekstiilipartner, kes pakub imeilusaid, ülikvaliteetseid vannitoa vaipu ja käterätikuid, hommikumantleid, isegi susse. Meie poolt pakutavad tekstiilid on ülikõrge kvaliteediga. Kõik me teame, kuidas me oleme olnud hädas rätikutega, mis ei kuivata. Siinkohal saan käe südamele panna ja lubada, et meie rätikud kuivatavad esimesest sekundist. Tegu on puhta 100% puuvillaga, ülipikast puuvillakiust toodetud, mis annabki selle garantii, et need asjad teevad oma tööd esimesest päevast peale. Need, kellel on tegelikult juba vannituba valmis ja kõik on funktsionaalne ja mugav ja mõnus, saavad nende pisidetailidega natukene muuta üldist pilti, et ei ole vaja vahetada välja, kindlasti see on keraamikat ega kõike muid suuri ja raskeid ehituslikke detaile. Saab lihtsalt tuua uut värvi, uut vormi ja oma vannituba värskendada. Aga kus te täpsemalt asute? Me asume Tallinna kesklinnas, Rävala puiestee 19 meie salongi aadress. Meie juurde on oodatud kõik, kes plaanivad kas nullist uut kodu ehitada, uuendada, värskendada, renoveerida oma olemasolevat kodu või siis lihtsalt oma olemasolevat funktsioneerivat vannituba värskendada detailidega, luua seal spaalikum ja kaasaegsem ja mugavam keskkond. Seda toredat kauplust Rävala puiestel tasub tõesti külastada, sest nende tootevalik uueneb pidevalt. Ja nüüd midagi nendele kodusisustajaatele, kes eelistavad eestimaist. Atto Collectioni mööbel on tõepoolest valmistatud meisterlikult ja südamega. Diivan on iga kodu süda, pakkudes kogu perele kohta, kus lõõgastuda pärast pikka tööpäeva. Milline peaks olema üks tõeliselt mugav diivan? Tõeliselt mugav diivan esialgu algab kindlasti siis polsterdusest ja porolani sisust, et see peab olema hea kvaliteetne. Üldjuhul soovitame premium porolani, mis kestab kauem. Loomulikult ka hea ja vastupidav kangas on see, mis annab diivanile ka eluiga juurde, ja samamoodi ka siis ütleme lihtsalt, et sul on see õige tonaalsus, kõik on silmailu ja ise tunned ka hästi. Ja loomulikult kõige parem diivan on see, mis sul ikkagi endale meeldib. Ja ma näen, et Atto Collectionil on ka voodid olemas. Jaa, me oleme nüüd alustanud voodite liiniga ka, ja tegelikult meie voodite mõte on see, meil on küll standardvoodid ka valikus, aga tegelikult väga paljud kliendid on tulnud öelnud, et ma tahan võtta sellist voodit ja tehke mulle see nii nagu diivanitegagi, et täpselt see sama eritellimuse liin või joon jookseb ka siis nüüd vooditesse, ehk siis klient võib tulla, öelda, mida ta soovib ja me teeme. Ja hinnad on väga mõistlikud. Ja teie üks eripäradest on ka see, et te renoveerite pehmed mööblit. Just, et kliendid tihtipeale üllatuvad, et kui nad küsivad, et kas ma saaks äkki hoopis oma vana diivani korda teha, siis praegune see, ütleme, rohepööre, mis on, siis see ju väga nagu eelistab seda poolt ka ja tõesti, me saame renoveerida nii voodit, diivanit, tugitooli, mida aga soov on, et selles mõttes kõik see on olemas meil. Aga kuidas teiega ühendus saab? Meiega saab ühendust www.atto.ee ja sealt juba kõik muud kontaktid ka või siis tasub jälgida meid Atto Collectioni Instagrami või Facebooki lehel. Ja loomulikult kindlasti tasub jälgida ka meie laomüügi lehte, mis on siis Facebookis. Seal on juba umbes 5000 jälgijat ja sinna tuleb püsivalt kogu aeg kaupa juurde, mis on tihtipeale premium tooted väga hea hinnaga ja uued täiesti tutikad just tulevad liini pealt ja paneme pakki ja juba klient saab kätte. Kindlasti tasub hoida silma peal Atto Collectionil, sest lisaks lemmiktoodetele on varsti tulemas ka uued mudelid. Kuidas veeta puhkust nii, et emotsioonid oleksid valdavalt positiivsed? Kindlasti tuleb garanteerida reisi turvalisus. Kindlustusekspert jagab meile siinkohal väga vajalikku informatsiooni. Suusareiside tipphooaeg on käes. Milline reisikindlustus valida? Veebruar, märts on see, kus inimesed käivad väga palju suusareisidel, on ka koolivaheajad.
ja suusareisi puhul on kindlasti mõistlik nagu võtta kõrgendatud riskikatte või siis spordikatte. Tähtis on lugeda läbi tingimused ja saada aru, et kas see kindlustus tegelikult vastab sinu ootustele või mitte. Reisikindlustus tasuks osta siis, kui te selle reisi planeerite. Et väga tihti juhtub see, et inimesed ostavad selle reisi, mõtlevad, et küll ma selle kindlustust jõuan osta ja siis jäävad selle reisitõrke katte ostmisega hiljaks, kuna see hakkab kehtima 4. päeval peale ostmist. Ja veel oluline on see, et võtta õiged kindlustussummad. Et tänapäeval me pakume kuni 1 miljoni eurose kattega kindlustussummasid. Võib-olla suusareisil on see 1 miljon palju, aga kindlasti kaugematesse riikidesse minnes, kas Ameerikasse või Aasiasse, on see 1 miljon kindlasti nagu asjakohane. Ja ka reisitõrke puhul on oluline vaadata, et te ei kataks ainult oma seda lennupiletit ja võib-olla majutust ja jätad sinna ikkagi väikse puhvri ka, kuna tihti hiljem ostetud reisipilet võib olla kallim kui see odav lennupilet, mis te ostsite siis, kui te kaua aega tagasi seda reisi planeerisite. Paljud inimesed nagu arvavad, et Euroopa ravikindlustuskaart aitab neid, väga paljudel juhtul aitabki, aga ta aitab teid ainult riiklikus meditsiiniasutuses. Ja väga tihti suusapiirkondades on ainult erameditsiin ja riiklikku haiglasse ei satugi ja sel juhul tuleks need kulud ise katta. Just hakkasin pakkuma kõrgendatud pagasikindlustust ka, et kuni 3000 euroni võite vabalt meie veebis seda osta, et 2 klikiga ja valmis, aga samuti võite tulla meie kenadesse esindustesse või meie koostööpartnerite juurde reisibüroodes, et enamus neist müüvad meid ka. Niisiis, kui reisid, siis kindlustatult. Salva e-poes kehtib kuni jaanuari lõpuni reisikindlustusele 15% lisasoodustust koodiga hooaeg. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Järgnev teema viib meid naiste igapäevamaailma. Viimastel aastatel räägitakse aina rohkem perimenopausist. Mis see tegelikult on ja miks peaksid naised 40+ sellele tähelepanu pöörama? Perimenopaus on menopausile eelnev periood. See kestab 5-10 aastat. Tavaliselt on see naiste elus 40-ndates eluaastates ja see mõjutab nende enesetunnet. Just sellepärast sellele tulebki tähelepanu pöörata. Millised märgid viitavad sellele, et perimenopaus võib olla alanud? Mina ämmaemandana näen kõige sagedamini naisi pöördumas kuumahoogudega, mis segavad nende igapäevaelu. Samuti ärrituvus, ajuudu, naised unustavad asju, kehakaalu tõus, rasvakogunemine just siis vööpiirkonda, uneprobleemid, libidolangus ja tupekuivus. Tihti arvatakse, et nende muredega peab pöörduma ainult günekoloogi poole või lihtsalt ära kannatama. On see tõsi? Ämmaemandaid seostatakse tihti vaid lapse saamisega. Tegelikult oleme me naise jaoks olemas terve eluperioodi ja Medicumi ämmaemandad on ennast täiendanud just sellepärast, et toetada naisi ka perimenopausi perioodil. Ämmaemand kaardistab sümptomid, vajadusel määrab esmased analüüsid, annab ka esmased soovitused ja sealt edasi vajadusel saab suunata naiste arsti juurde, kui on vaja hormoonasendusravi ja tegelikult esimesed retseptid vastavalt ämmaemanda õigustele saab ka väljastada ämmaemand. Tulemas on selle teemaline konverents, mis teeb selle eriliseks? Eriliseks teeb see, et me oleme toonud kõik spetsialistid ühte kohta ja ühte päeva. Naised kipuvad sellel perioodil minema ühe ja teise spetsialisti juurde. Nüüd on lahendus. Liina Normet räägib toitumisest üleminekuaja perioodis. Happy Aging kliinikust jagatakse nõuandeid anti-agingu kohta. Katri Ristel, Medicumi füsioterapeut, annab nõuandeid vaagnapõhja tervise toetamiseks. Ja Kadi Tõdremäe, konverentsi peakorraldaja, minu kallis keha salongi spetsialist ja juht, annab nõuandeid, kuidas toetada oma keha ja nahka üleminekuaja perioodil. Ja kuidas saab konverentsile registreeruda? Tänu suurele huvile saame seda konverentsi korraldada juba 2. korda. See toimub 1. veebruaril Kultuurikatlas. Infot piletite kohta leiad kalliskeha.ee kodulehelt.
ja osalejatele on meil ka väga uhked kingipakid. Ilulõikused ei ole ammu enam tabuteema. Neid tehakse, kuid väga palju nendest ei räägita. Vaatame üht saatelõiku, kus doktor Siim Simmo jagab meile selle teema tagamaid. Me naistena soovime olla alati veel ilusamad ja kaunimad, aga kui tavapärastest iluprotseduuridest enam abi ei ole, siis millisel juhul võiks ilukirurgi poole pöörduda? Mina ütlen ikka, et ilukirurgi juurde tasub pöörduda siis, kui enam nagu absoluutselt kuidagi teisiti ei saa. Kui sa ikkagi nagu suudad ennast ära meikida ja panna kleidi selga, mis sulle istub, ilma et sa peaksid tegema operatsiooni, siis pigem see operatsioon kas edasi lükata või üldse see ära jätta. Reeglina ilukirurgide konsultatsiooni ajad väga pikad, nii et inimesel on aega mõelda, et kas ta tuleb või ei tule ja kui ta tuleb, siis nagu oma kirurgiga kindlasti nagu väga läbi mõelda, et mida teha ja millal teha ja kas üldse teha. Aga samas ma ütlen ka muidugi, et inimesel on üks elu, on ju, et see sinu viibimine siin maailmas on suht lühike, et kui sa nagu tõesti teisiti ei saa, siis tee oma lõikus ära ja siis on see nii-öelda tehtud ja case on closed, et ei pea selle pärast enam rohkem muretsema. Teie kogemus ja ettevalmistus on ilukirurgia vallas väga suur. Millised on aga levinumad müüdid? Kõige suurem müüt on see, et implantaat plahvatab lennukis. Et seda siiamaani küsitakse, ma ei tea, kas see on nagu naljaga pooleks või mitte, aga number 1 kindlasti implantaat ei plahvata. Siis kas näiteks rinnaimplantaate tuleb välja vahetada mingi aja tagant, siis tänapäeval on implantaadid sellised, mida välja vahetama ei pea. Et vahetatakse siis, kui nendega midagi juhtub või on mingisugune probleem. Aga reeglina nad ikkagi, nendega midagi ei juhtu ja me oleme siin küllalt näinud naisi, kellel on pandud ala 40 aastat tagasi implantaadid ja mitte midagi neile viga pole ja võib vabalt nendega edasi olla. Või näiteks silmalaugude puhul, et mitu operatsiooni võib üldse elu jooksul teha. Siis siin on ka niimoodi, et operatsioon tehakse siis, kui seda on vaja ja korratakse siis, kui seda on vaja. Siin ei ole kunagi sellist, et on mingisugune kindel ajaühik. Mujal ettevõtetes on näiteks püsikliendid või nende üle nagu ollakse rõõmsad, siis tegelikult meie püsiklientide üle ei rõõmusta, sest et kui inimesel tekib sõltuvus operatsiooniks, siis pigem seda nagu vältida, et teha ikkagi ainult seda, mida sul on vaja teha. Milliseid operatsioone meeldib teile endale kõige rohkem teha? See on huvitav. Minule tavaliselt meeldib teha neid protseduure, mida ma väga ei oska. Sellepärast, et nii nagu iga rutiin, ma arvan, et igal erialal, et rutiin nagu tapab. Samas rutiin on hästi turvaline, et kui sa oled midagi väga palju teinud, siis sa muutud sellest kindlaks, sa tead nagu igat nüanssi. Aga kui sa nagu sisened kuskile piirkonda või teed midagi, mida sa oled teinud vähe või harva, siis see on sulle huvitav ja põnev. Et sa pead kogu aeg nagu arenema, sa pead kogu aeg käima koolitustel, vaatama, mida tehakse, sa pead kogu aeg ennast täiendama ja sa kogu aeg muudad natukene. Et sa ei muuda küll palju, sest meditsiin on konservatiivne, aga sa muudad natukene. Ja kui sa ikkagi suudad 10 aastat sellest näost maha võtta, siis on ju hea. Ja kuidas teiega ühendus saab? Ühendus saab kas tulla Kotka erahaiglasse või pöörduda Health Clinicusse, et nii on kõige lihtsam. Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku emadusnõuandla sai eelmisel aastal 15-aastaseks ja kogu selle aja vältel on tuhanded noored naised saanud igakülgset abi ja nõu oma elu ja tervise teemadel. Pereplaneerimine on suur samm nii naise kui ka mehe elus ja kui otsus last saada on vilja kandnud, siis millal peaks tulema raseduse karvele võtma? Kui rasedustest on positiivne, siis tuleks aeg panna ämmaemanda visiidile. Parim aeg ämmaemanda visiidile tulekuks on tegelikult raseduse 6. kuni 9. rasedusnädal. Siis on kindel, et loode on ultraheliska nähtav. Aja meie ämmaemandate juurde saab broneerida helistades meie registratuuri, mille number on 666 1900 või siis panna aeg läbi terviseportaali.
ja meie ämmaemandad ootavad siis kõiki rasedaid siin Ravi 18 emadusnõuandes kui ka tegelikult Magdalena tervisekeskuses Pärnu maantee 104. Kuidas käib raseduse jälgimine Ida-Tallinna Keskhaiglas? No normaalselt kulgevad rasedus tegelikult jälgib ja nõustab ämmaemand. Ja ämmaemanda visiidid keskeltläbi on iga 4 nädala tagant, raseduse 3. trimestris ka sagedamini. Ja rasedusriskide ilmnemisel siis ämmaemand saab suunata edasi naistearsti visiidile. Vajadusel saame me konsulteerida ka eriarstidega ning pakkuda psühholoogilist abi nii raseduse ajal kui siis sünnitusjärgses perioodis. Lisaks on meil olemas ka vahva perekool, kuhu me kõiki naisi oma peredega kindlasti suuname. Mis on esimese trimestri ultraheli ja kelle poole peaks pöörduma? Esimese trimestri uuring ehk Oskar uuring teostatakse ajavahemikul 11 kuni 13+6 rasedusnädalat. See hõlmab endast vereanalüüse kui ka siis ultraheli uuringut, kus me vaatame lapse suurust, anatoomilisi struktuure, hindame kuklavolti, mille alusel saab siis hinnata kromosoomhaiguste riske kui ka rasedusaegseid riske ning kas rase vajab lisauuringuid. Selleks, et broneerida antud aega, võib naine siis võtta meie ämmaemandatega ühendust, kes väljastavad saatekirja selle jaoks, või võtta Oskar kabinetiga ühendust, kui majast väljaspoolt naised soovivad meie majas teha uuringut. Kuhu pöörduda, et saada ämmaemanda nõuandeid? Ämmaemanda nõuande saamiseks võib pöörduda siis meie nõuandenumbrile, mis on 606 7576. Sealt saavad naised nõuandeid esmaspäevast reedeni, kui ka teiste majade ämmaemandad võivad meile helistada, et konsulteerida siis rasedusaegsete murede puhul. Lisaks saab nõuande saamiseks kirjutada oma ämmaemandale meili peale, kui ka kasutada meie rasedate üldmeili rasedus@itk.ee. Osad naised helistavad ka meie registratuuri numbrile, et saada oma ämmaemandaga koheselt ühendust, kui ämmaemand on tööl. Sellise toreda teemaga ka lõpetame. Loodetavasti aastavahetuse meeleolu veel jätkub ja miks mitte kasutada nädalavahetust selleks, et külastada neid sõpru, kelle jaoks kiires saginas aega ei jätkunud. Meie aga kohtume juba järgmisel laupäeval. Cold Time, sinu aeg särada.